Tänasel vihmasel hommikul päikesekiired meid väga äratama ei ulata, aga alati saame me iseenda jaoks midagi ära teha. Ja õnneks enamikul meist on olemas käed ja need on sellise võlutoimega ravikäed, mida saame igal hetkel kasutada enda heaks. Ja näiteks, kui hommikul kuidagi uni ei taha veel ära minna, aga tahaks nagu midagi tegema juba hakata või on vaja midagi tegema hakata, siis saame ennast üles äratada nii, et teeme käed soojaks. Nii, et peo saab kuumaks. Ja aktiveerime kõik energiakanalid, mis sõrmeotsades algavad või lõpevad. Lihtsalt plaks, plaks, plaks. Käime läbi. Või siis võib õrnalt neid masseerida. No tegelikult nii tugevasti, kui sa tunned, et on vaja. Ja siis võtame ette oma kõrvalestad. Kõrvade peal on 100 punkti, mis kõik on seotud meie organitega, kanalitega, meie kudedega, kehaosadega. Ja kui me igal hommikul masseerime oma kõrvakesed läbi, siis see oleks nagu kogu keha massaažis käimine. Me tunneme ennast palju reipamana, palju elavamana. Ja kõigepealt võiks siis ette võtta selle välimise kõrva, serva, siin on hästi palju immuunsusega seotud punkte. Kui me nüüd läheme edasi järgmise väljaulatavama kõhre peale, siis seal on meie selgroog, me oleme nagu kõrva peal, pea alaspidi ja jalad üleval. Ja kui me seda kõhre siit masseerime ja leiame kuskil valusaid punkte, siis see võib näidata, et ka meie kehas on kusagil energia natukene kinni. Ja kui me siin kõrva peal seda veidi valusat kohta natukene pikemalt mudime, siis ka seal keha peal kinni olevas kohas läheb vereringe paremaks ja veel mitte tekkima hakanud valud võivad juba eos kaduda. Ja kui me läheme nüüd natukene sügavamatesse lohkudesse, kurdudesse siin kõhrede vahel, uuristame kõik käigud läbi, siis seal on meie siseorganid, mis saavad ka äratust. Ja masseeridki nii kaua, kui on mõnus, tunned, et kõrvad lähevad soojaks, veri hakkab käima. Ja siis võib ennast natukene sikutada ülespoole ja igas suunas neid kõrvu veidikene venitada. Ja masseerida ka kõrva tagant ja kõrva eest. Ja teeme omale äratuseks veel mõnusa pai. Lükkame need unevoldid ja kortsud ja tuursekesed laiali. Natukene õrnalt põskedele äratust. Huultele ja lõuale. Otsa esisele. Ja lähme ka siit natukene allapoole häälepaarte piirkonda juba kõrile. Ja siia rinnaku peale koputame siit juba oma luud helisema, samamoodi rangluud. Ja siis teeme väikse hommikuse kammimise. Igas sõrmed on nagu kammid. Lükkame kõik, mis on veel magama jäänud, kõik kohad ärkvele ja liikuma. Ja kui kuskilt tunned, et ikkagi nagu natukene tahaks veel tugevamini või on need valusad punktid kuskil peanahal, siis neid kohe tugevamalt hõõruda. Et lisaks ergutavale toimele, üleüldisele tervisele ja olemisele mõjub selline peanaha massaaž ka väga soodsalt juuksekasvule.
lihtsalt tuleb meeles pidada seda teha. Ja siis võtame veel ette oma kuklaserva, siit on pöialdega hea masseerida. Ja kui leiad kuskilt mõne valusa punkti, siis tee natukene tugevamini. Vaata, et su pea oleks otse püsti, et kaelalihased ei oleks pinges, kui sa siit masseerid. Ja siis natukene kahelt poolt paig. Et kael oleks valmis jälle pead üleval hoidma. Et energia saaks vabalt voolata pea ja ülejäänud keha vahel. Natuke ka siit õlgade pealt. Ja olemegi jälle rõõmsad ja ilusad. Mingi soek on sassis. Aga tunne on palju reipam. Ja küll see päikegi sealt pilve vahelt hakkab varsti piiluma. Ilusat päeva!